ja ma otsustasin isegi teha kategooriad ja see maksis freaking 70 €. Kas olen kõik enda suhted leidnud Tinderist ja kogu aeg ei vaataks ja meenutaks koroona, mis tehniliselt paneb mind nüüd riskigrupi, ta ei saanud enam koju tagasi minna. Hei, siin on Viki ning tänane video on Q&A, sellepärast et ma tegin Insta Stories küsimuste kastikese, kus te saite kõik jätta enda soove, mida te lähiajal minu kanalil üldse näha tahaksite ning väga paljud soovisid teid küsimused ja vastused. Seega siis ma tegin uue kastikese, kus te saite enda küsimused saata. Seega kui sa mind Instagramis jälgi, siis kindlasti @villik mine tšekka, et sa saaksid ka järgmine kord enda küsimusi saata. Ning mul on need kõik siia välja kirjutatud ja ma otsustasin isegi teha kategooriad, et see läheks kuidagi loogilisemalt. Ma alustan ilukategoorias. Siis järgmiseks on suhteteemalised küsimused ning kolmandaks me lõpetame koroonaga ning lõppu on mul jäetud ka veel 3 lisaküsimust, mis ei sobinud ühtegi siia kategooriasse. Seega hakkame pihta. Alustame ilukategooriaga. Number 1, mis ma oma ripsmetega teen, et need nii pikad on. Ma tegin läbi terve kuuri siis ripsmeseerumiga, mis on Maxi Lashilt. Ma sain selle Trade House'ist, seda soovitas minu enda kosmeetik ja see maksis freaking 70 €. Ma ei saa aru, miks see nii kallis on. See oli ainuke ripsmeseerum, mis seal oli. Ma ei oska öelda, kas see on seda raha väärt, sest mu kosmeetik ütles küll, et mu ripsmed läksid väga palju tugevamaks ja pikemaks ning ma ise käin Lash Liftis, mis siis koolutab need ära ja need püsivad minu arust tunduvalt kauem pärast selle seerumi kasutamist. Seega see kõik, mis ma ripsmetega teen. Ja järgmine küsimus oli, et millega ma oma kulme teen, et need näevad väga head välja. Seega aitäh. Aga ma ei ole kindel, kas see inimene mõtles üleüldiselt keemiliselt või millega ma neid nagu täidan. Seega ma igaks juhuks näitan teile mõlemad. Ma käin iga 6 nädala tagant kosmeetikus, kes siis kitkub mu kulme ja värvib keemiliselt, aga seal vahepeal ma värvin enam-vähem iga nädal ise ka keemiliselt ja selleks ma kasutan siis Price firma vesinikku ning sama brändi kulmuvärve. Üks on siis tumepruun ja teine on must ning ma segan need kokku. Ja enda kulme ma täidan siis Vibo Eyebrow Pomade kulmuvärviga, mulle räigelt meeldib see. Ja kulmud kinnitan siis lumene kulmukeeliga, mis on toonis Grey Brown, number 2 siis hallpruun. Mis juuksuris ma käin ja paljud tahtsidki konkreetselt teada, et kus ma selle roosa värvi sain ning ma olen juba aastaid käinud Savannah ilusalongis, mis asub Rotermannis. Ma ütleks, et see on pigem kallimapoolne, aga mina olen lihtsalt selle teenusega üli rahul. Mulle meeldib see asukoht, teenindus. Mul ei ole kindlat juuksurit, ma lihtsalt võtan alati esimese ajast, ma usaldan kõiki juuksureid. Praeguseks on möödas umbes 1,5 nädalat sellest, kui ma käisin juuksuris ja ma olen selle aja jooksul umbes 2 või 3 korda juukseid pesnud, mis tähendab, et juba on värv natuke kulunud ja tuhmunud. Ta on hetkel selline hästi pastelne, külm. Mulle meeldib see toon, aga kui ma olen päris aus, siis kui ma läksin juuksurisse, siis see ei olnud see toon, mida ma nii-öelda tahtsin. Ma näitasin isegi seda Pinterest boardi, kus mul oli inspiratsioon ja ma tahtsin rohkem roosamat, sest mul on tunne, et ta praegu on ikkagi siuke lillakas, hallikas, aga lihtsalt konkreetselt pastelne roosa. Kui ma panen pildi ka siia, mida ma mõtlen. Seega, kuna neil ei olnud ühtegi muud tooni, siis ma üritan nüüd leida mõnda muud juuksurit, kus nad saaksid täpselt selle teha, sest ma olen sellega rahul, aga see ei olnud see, mida ma tahtsin. Seega ma tahaks proovida, kas mul on kuskil võimalik seda saavutada. Ehk kui teil on juuksuri soovitusi, palun jätke need kommentaaridesse. Ja viimane küsimus ilukategoorias. Kuidas on mu needid paranenud? Kes siis on mõnda aega juba minu vlogi kanaleid jälginud, ma käisin oktoobris ja tegin endale 3 neeti. Kogu vlog on sellest muidugi üleval, saate tšekata. Panen selle alla kirjeldusse ka. Ning ma tegin siis endale juurde siia ülesse needi ja siia keskele. Ja ma tegin nabaneedi. Kõrvaomad öeldi, et peaksid paranema 2 kuud ja naba oma 6 kuud. Nabaneediga on kõik väga okei, et mingeid valusid asju, probleeme ei ole, tundub, et kõik on ilusti. Ülemine nüüdseks minu arust on korras, kuid nagu see võttis umbes 3 kuud aega, sest kuidagi läks vist paiste. Väga pikka aega oli ja see keskmine siin kõrva sees, see pole ikka veel ära paranenud. Ta oli väga paistes, ta vahepeal tõmbas tagasi ja siis läks uuesti paiste ja ma peaksin siia tegema seda kummeli kompressi, mida ma kogu
aeg unustan ära, mul lihtsalt ei jää meelde, seega see on kindlasti ka minu viga, et ma piisavalt ei hoolitse sellest või tegele sellega. Ta läheb jälle paremuse poole. Jah, ma pean ennast kokku võtma, sest kompressi tegema. Jätkame suhtekategooriaga. Kas olen kõik enda suhted leidnud Tinderist ning kas need vaatavad ootustele? Minu viimased 2 suhet on alanud Tinderist ehk siis eelmine ja praegune ning need on mõlemad olnud mu elu kõige pikemad. Noh, praegune veel kestab, seega ma ei tea, kui pikaks see läheb, aga ta on ikkagi ka kogu minu suhteajaloos ikkagi üks pikema. Kas vastab ootustele, ma arvan, oleneb sellest, millised su ootused üldse on. Mina ütleks, et see on nagu iga teine suhe, et see, mis sa Tinderist leiad, ei ole kuidagi teistmoodi, kus sa võib-olla mingi tänavalt või koolist või ükskõik kust mujalt leides, see lihtsalt oleneb, mis inimese otsas sa satud. Aga ma ütleks, et minul on Tinderis kõige paremini läinud, sest nagu ma ütlesin, need on kõige pikemad suhted siia. Kas ma olen suhtes ja kui kaua? Jah, ma olen õnnelikult suhtes Anduga. Panen Insta siia, kindlasti tšekkige ning meil sai märtsi alguses täis 9 kuud, kohe varsti saab 10. Varsti aasta. Kuidas saada kiiresti üle kutist? Ma arvan, et kõigil on enda meetod, kuidas sellise valuga hakkama saada. Lihtsalt minu soovitus oleks see, et sa pead suhtluse täielikult ära lõpetama ja igal pool ära blokkima. Et sa kustutad numbri ära ja panedki konkreetselt blokki peale Instagramis, Facebookis, Snapchatis, Twitteris, ma ei tea, kus iganes te ühenduses olete, kõik ära blokkida, mitte suhelda kuid, kuni mõlemad pooled saavad üksteisest üle. Sest kui sa kogu aeg kokku saad, lihtsalt tuletab sulle uuesti seda inimest meelde, sa ei saa seda ära unustada, sul tuleb kõik mälestused asjad meelde. Ja teiseks, kui sul on mingeid asju, mis selle inimesega seostuvad, ma ei tea, mingid pildid või riided või ehted või mingid kingitused, asjad, kõik need ka, nagu kui sa ei taha neid ära visata või ära põletada, siis vähemalt kodust välja nagu pakin lihtsalt kasti sisse või igasse mingi sõbra juurde ära, et sa ei saaks ligi ja kogu aeg ei vaataks ja meenutaks. Lihtsalt nagu eemalda täielikult kõik jäljed oma elust. Millal plaanin kutiga kokku kolida? Nagu mina tahaksin kohe kokku kolida, aga samas ma mõtlen, et ma ei tea, kas ma tahaks enda raha juba hakata kulutama, sest praegu siin kodus ma olen ikkagi säästurežiimil, sest mul ei ole igakuiseid nagu mingi rendi ja toidukulusid, mis on mega hea, ehk ma nii-öelda kogun tulevikuks, et kui ma veel nagu paar aastat võib-olla siin natuke kogun, siis ma saan kohe juba äkki osta või üürida enda unistuste kodu. Ideaalis ma tahaks muidugi kohe, aga me oleme arutanud ja ma arvan, et meil on rahaliselt mõistlikum nagu paari aasta pärast, siis kui ta ülikooli ka ära lõpetab. Ja siis oli küsitud veel unistuste kodu ja sisustuse kohta. Ma arvan, et esialgu ma tahaksin kindlasti elada kesklinnas korteris ja siis on kõik asjad väga lähedal ja eriti kui me oleme kahekesi, siis mul ei ole vajadust mingi suurem maja jaoks, aga hiljem, kui ma hakkan pere looma, siis ma muidugi eelistaksin elada kuskil linna ääres majas, et lapsed saavad aias mängida või kuskil külas ringi osta, et kindlasti palju mõnusam. Ja sisustuse osas on see, et ma võin vaadata mingeid pilte ja öelda, et mulle see meeldib, see ei meeldi, aga mul ei ole ühte kindlat stiili, sest mulle meeldivad nii erinevad asjad, et ma reaalselt ei tea, mul on 100% vaja mingit sisustajat, sest ma ei suuda. Ma teen lõpuks iga toa erineva ja siis see korter või maja sobi lihtsalt kokku. Millal on plaan mõelda lastele ja kui palju? Ma olen üsna kindel, et järgmise 5 aasta jooksul ma ei kavatse ühtegi last saada, sest lihtsalt ei. Mul ei ole selleks hetkel aega, ega ma ei tunne, et ma oleks valmis, ma tahan praegu enda karjäärile keskenduda. Maksimaalselt ma olen nõus saama 2 last, aga nagu kindlasti mitte rohkem. Kas mul oli raske leppida sellega, et Andreas tarvitab alkoholi? No, kes mind vähegi jälginud on, teab, et ma olen karsklane, terve elu olnud ning mul ei olnud sellega eriti raske leppida, sellepärast, et minu arust mul ei ole olnud ühtegi kaaslast, kes ei oleks tarbinud alkoholi. Selleks ei olnud minu jaoks midagi uut, nagu minu jaoks on oluline see, et ta oskab pidada piiri, et ta ei pane hullu, nagu et ala käib mingi iga õhtu väljas või iga nädal, et see on nagu täiesti täis kuskil pikali nurgas, nagu see ei ole minu jaoks okei. Peab oskama pidada piiri ja pigem ikkagi harva ning meie suhte jooksul on ka aina vähem hakanud seda tarbima, seega minul on positiivne mõju. Oleme jõudnud 3. kategooriani. COVID-19, aka koroona. Ma ei taha sellest nii tõsiselt rääkida, sellepärast, et igal pool need kõik uudised asjad on nii dramaatilised, et ma tahan, et meie kanalil asi on vabam, saada positiivset energiat, tunneta ennast kodus paremini. Küsitigi siis, et mida ma sellest arvan, kuidas see mind mõjutab, mida ma siin teen, kas see kuidagi mu karjääri või sisuloomet mõjutab. Ma räägin kõigepealt olukorrast, kuidas see siis siin on. Number 1, ma käisin jooksmas, sellepärast, et kuna kõik trennid on kinni, ma ei saanud tennisesse minna, mul on vaja kardinat liikumist, ma käisin jooksmas ja ma külmetasin ära, sest ma käisin spordiretuusidega, tuul tõmbas läbi, mul on nüüd ametlikult põlepõletik ja ma võtan antibiootikume, mis tehniliselt paneb mind nüüd riskigruppi, sest mul on hetkel immuunsüsteem nõrgem, aga samas ma võtan sinna kõrvale probiootikume, mis peaks
kogu asja jälle boost ima, tugevamaks tegema, seega ma ei tea ise ka, kus ma täpselt asun, aga ilmselgelt ma üritan võimalikult palju inimkontakti vältida, sest ma ei tahaks riskida millegiga. Teiseks, Andu elab koos minuga praegu sellepärast, et ta ei saa koju minna, kuna tal on kodus riskigrupiga inimene, ehk siis ta tuli enne nagu koroona ametlikku algust siia ja siis tuli lockdown, ehk ta ei saanud enam koju tagasi minna ja nüüd ta on siin, ma ei tea kui kaua ja me elame ühes toas. Nagu kujutage ette, et ma muidu elan üksinda siin ja ma olen ka põhimõtteliselt hommikust õhtuni iga päev kodus, sest sisuloojana mul ei ole nagu mingit kontorit kuhu minna või mul ei ole isegi väga vajadust minna, sest ma saan kõike teha kodus oma toas 24/7 ja mul on see, et ma lähen nagunii hulluks, ehk ma alati otsin viise, kus ma saaksin mujal töötada, et lähen kuhugi kohvikutesse või üritan majast välja saada. Ja nüüd, kui see lockdown on, ehk ma pean siin olema kinni, kus ma nagunii olen kogu aeg kinni, siis ajab mind nagu topelt hulluks, pluss lisa juurde, et ma elan nüüd veel ühes toas teise inimesega. See taha korteris, vaid konkreetselt ühes toas. Nagu ma ei kurda, ma olen väga tänulik, et meil on peres ja lähedastel kõigil tervist täiesti korras, kedagi ei ole veel koondatud või mingit palka vähendatud, selles mõttes on kõik hästi, kuigi koostööpakkumisi ei ole hetkel juurde tulnud ja mitmed on edasi lükatud, sest praegusel ajal ei taheta asju turundada, ehk minul võib-olla töö on vähenenud, mis on kriitiline, aga üleüldiselt võrreldes võib-olla teiste inimestega meil on ikkagi kõik hästi, meile üle ma absoluutselt ei kurda, ma lihtsalt räägin, mida ma päriselt tunnen. No ma vastasin sellele küsimusele juba ka ära, et kas Andres elab terve aja minu juures ning kolmas küsimus oli minust päris naljakas. Kui palju meil on kodus WC paberit? Ma ütlen ausalt, ma ei ole tšekanud mõlemat vannituba, aga ma tean, et me ei olnud need inimesed, kes läksid koguma. Aga minust nad ühe paki vist ostsid juurde, ühe seal mingi 6 või 8 paki, sest meid on 5 inimest siin ja meil oli nagu nii vetsupaber otsa korral, aga me ei läinud nagu koguma mingit ladusi ehitama. Ja oleme jõudnud lisa küsimusteni. Kuidas ma alati nii rõõmus olen? See on täiesti vale. Nagu asi on selles, et ma loon sisu ainult siis, kui ma olen rõõmus, kui ma olen heas tujus, ma tahan seda teha. Kui ma olen halvas tujus, vihal, mis iganes, ma ei võta kaamerat kätte või telefoni kätte, ma ei tee pilti või selfit või ei jaga. Ja see ongi see, et te näete ainult positiivset, sest see on see, mida ma tahan näidata, kuna kui ma tunnen ennast halvasti, ma ei taha võtta kaamera kätte, ma ei taha rääkida, ma tahan lihtsalt oma ette olla ja mulle ei meeldi vaadata ka enda puhul seda sisu, kus mina olen kurb või vihane, sest mul läheb siis tuju halvaks, seega ma ei taha seda välja panna ja teistel tuju halvaks teha, ehk ma tahangi panna ainult positiivset sisu välja. Ma ei ürita jätta seda illusiooni, et kõik on mega hästi, kui on probleeme, siis ma räägin nendest, aga lihtsalt ma võib-olla ei näita seda selles hetkes, kui ma seda parasjagu läbi elan, ma võib-olla räägin hiljem, et oli selline asi. Seega mul ilmselgelt on ka halbu päevi ja minust see aasta on minu jaoks olnud kõige raskem sisuloomega, et esimesed kuud sel aastal mul oli täiesti segadus, ma ei teadnud mida teha, mul polnud tuju, et seda teha, mul oli täielik motivatsiooni langus ja ma vaikselt üritan sellest üle saada, aga see aasta minu jaoks on väga segane selle sisuloome koha pealt just eriti. Kas mul on endiselt plaan minna ajateenistusse ja kas mu kutt on käinud või läheb? Number 1, Andu ei ole käinud ja ta ei lähe, sest tal on vabastus astma pärast ning minu plaan oli ka selline, et kui ma olen kutiga koos, siis ma läheksin samal ajal, kui kutt läheb, sest siis nagu kui ta on nagunii juba eemal, siis ma võin samasti ka ära minna ja siis me relate'ime ja saame neid oma muresid jagada, aga kuna ta ei lähe, siis ma ise ei taha ka niisama ära minna, pluss mul on praegu siin muid asju või projektasju, mis mul pooleli, ehk ma ei tahaks neist hetkel eemale minna. Ehk ma täpselt veel ei tea, ma ei ütle, et ma ei kavatse kunagi minna, aga mul otseselt ei ole see hetkel plaanis lähiajal. Ja viimane küsimus, mis saab Kirsi Chillist? Kes siis ei tea, Kirsi Chilli on minu podcast, kus ma olen 2 hooaega teinud 2 erineva saatejuhiga, Artur Kambergi ja Maria Rannaväljaga ning ma ütlen kohe ära, et ma ei taha seda kindlasti ära lõpetada, ma praegu juba igatsen nii väga seda, ma tahan teiega rohkem jagada ja rääkida, mis mu elus toimub ja enda arvamust avaldada erinevatel teemadel, kuid ma tunnen, et praegu ei ole õige aeg seda teha. Meil tekkis see probleem, et kuna ma nii palju ja nii tihedalt otsime sisu, siis lõpuks said ideed ja lood ja asjad otsa, teemad hakkasid ka korduma, ehk ma ise arvan, et ma peaksingi seda tegema nagu hooajana ja jätma pikemad vahed, ehk praegu ongi minu jaoks nii-öelda see inspiratsiooni ja lugude kogumise aeg. Ma elan mingeid asju läbi ja siis ma saan uue hooaja teha ja rääkida, mis on vahepeal juhtunud, kui ma kogu aeg järjest teen, siis mul ei tule nii palju uusi asju peale, millest rääkida. Aga ma kindlasti tahan sellega jätkata ja ma arvan, et ikkagi juba sel aastal tahaks mingi uue hooaja teha. Seega kui teil on ideid või soovitusi, kes võiks olla minu järgmine saatejuht 1 hooajaks, siis ootan kommentaarides. Ja see ongi hetkel kõik. Ma tahan kõiki
tänada, kes mulle üldse küsimusi Instagrami story's saatsid, neid oli seekord rekordarv, seega ma näen, et istute kõik ilusti kodus ja teil on see väga igav. Ma jõudsin reaalselt vastata, ma arvan, võib-olla mingi 1/4, mis sealt tuli, neid oli nii palju, ma lihtsalt pidin valima selle järgi, mis võib-olla rohkem kordasid või mis tundusid huvitavamad. Ma ei tahtnud neid vastata, mis ma varasemalt juba kuskil olen vastanud, aga kui teil on veel huvi, siis ma tegin hiljuti enda kutiga Q&A, mida kindlasti soovitan tšekata. Link on all ja samuti kuulake podcasti, kus ma olen ka teinud erinevaid Q&A'd ja küsimustele vastamist, et kui te tunnete, et teie küsimusi ei saanud vastust, siis äkki leiate mõnest teisest episoodist või videost. Nii kindlasti visake pöidlad püsti, kui teile meeldivad küsimused, vastused ja tahate, et ma neid veel teeksin, sest reaalselt neid küsimusi on veel nii palju, millele vastata. Ja andke ka kommentaarides teada, kuidas teile see meeldis, näiteks, et ma üldse kategooriat tegin. Võib-olla kui teil on mingi küsimus, mis ei saanud vastust ja te väga-väga tahaksite, et kommentaaridesse, võib-olla ma vastan neile küsimustele näiteks läbi vlogide üldse. Ka idee. Ärge unustage subscribe ida, klikkida sellele punasele nupule seal all ning näeme juba järgmises videos, mis on kindlasti vlog, ärge muretsege. Seega näeme varsti. Tšauki!